Multinektar on siis 13-liikmeline kunstnike rühmitus, oleme peamiselt maalikunstnikud, natukene ka graafikat, natukene ka muusikat, filmindust ja me oleme siis Pallase vilistlased kõik nüüd ametlikult. Olime siis mingil perioodil samas lennus siis nii-öelda, aga mõni tuli natukene hiljem, mõni lõpetas natukene hiljem, aga kokku me kõik ilusasti jäime. Algselt me olime siis kaastudengid ja nüüd me oleme niisugune sõprusgrupp, kellest siis me otsustasime, et sellele kunstimaastikul on kergem vastu minna mingisuguse niisuguse ühisolendina ja läbi selle sündiski Multinektar. Multinektar on hästi Pallase nägu ja me kanname ka endas edasi Pallase väärtused, et meie jaoks ikkagi on oluline nii-öelda see teos ja selle vorm, et kui meil on maal, siis meil ikkagi see maalitehnika on miski, mille peale meie hästi palju mõtleme, aga see nagu, mis suunades, mis stiilis me teeme, tegelikult on hästi erinev. Aga samas on kuidagi nagu huvitav vaadata, et ikkagi kui sa oled need nii-öelda kujundavad aastad veetnud koos mingite inimestega, siis kõigil on ikkagi mingisugune niuke nagu, me kutsume seda hive mindiks, et meil käivad mingid samad motiivid, samad värvid, samad ideed pidevad läbi, isegi kui me seda ei aruta üksteise vahel. Ja maalid kuidagi tantsivad automaatselt mingit ühistantsu ikkagi, et see süke rituaalne viis, nagu me kokku läksime, siis ka mingisugune ühine joon sellest päris tugevalt ka jookseb. Ma arvan, et see mingi algne ajend oli tegelikult ikkagi mingisugune frustratsioon, et nagu, sest tunnen hästi palju, et sa käid nagu ringi mingisuguses nagu reeglite süsteemis ja kõik nagu mängivad need reeglite järgi, aga samas nagu need ei ole üldse loogilised. Et ongi, sa lähed nagu vaatama mingit kunstinäitust, vanameistri oma ja sa on iga maali peal, eks ju, paljas naine ja nagu see on nagu fine, sa vaatad seda, okei, see on kunst, siis samal ajal mõtled nagu, okei, aga miks see paljas naine siin on objektina? Ja kuidagi kõik need asjad, kuidagi ma tundsin, et hakkasid mu peale kuhjuma, et nagu, mis me, nagu, kelle keha me siis vaatame pornograafiliselt, mis asja peale inimesed kohe on nagu, ju seda küll kunstisaali ei või panna, et nagu, kust läheb kellelgi meil nagu mugavuste piir ja see kuidagi, aga samas ma tunnen, et mul on ka hästi suur nagu sisemine nagu huvi selle teema vastu, et nagu missugune suguakt, kuidas seda kujutada, millal see on nagu kunst, millal see on lihtsalt nagu siis nagu midagi, mille peale see erutus sa jääd. Kas seal üldse on mingisugust vahet? Ja ma tunnen ka, et see on hästi nagu, et kuna tegelikult ju porno on meediumis, mis justkui tõlgend, nagu et see räägib kunsti, nagu et video, ma ei tea, pildid, ajakirjad, et see kõik ju viitab, et see on ka kunst, aga samas seal on mingisugune hägune joon, et kui sa teed seda nii-öelda maalis või skulptuuris, siis kas üks on siis erinev teisest, et ma arvan, et seda me proovimegi siin kuidagi kompides natukene ka leida. Ja. Ma ei ole kindel, kas see on feministlik näitus, ma arvan, et siin on feministlikke teoseid, aga nagu ma ei ütleks, et see näitus, nagu, et see oleks see sõnum, mida ta kannab. Et ta ikkagi nagu, mõned teosed on väga nagu mitte feministlikud kohe kõvasti, siis nad on võib-olla mõne nagu niisuguse eriti naiseliku teose kõrval, et siin ongi nagu hästi seda nagu omavahelist dialoogi. Ja ühtlasi nagu see on ka kultuuris, vastavalt kultuurile siis kõik nii erinev, et mõndadel on juba väga vähe, sest piisab on, et õlg on kellegil väljas, on ju, ja siis on juba porno. Ja jällegist kuskil on ju, käiakse paljastel basseini reividel, on ju, teine pool sellest aspektist ja see pole porno. Et kuidagi, ja see on ka ühtlasi ka ajas väga kiiresti minu arust muutuv teema, et mis siis lõppude lõpuks on. Ja, siis kui me vaatasime juba nagu oma kunstirühmituses, kus meil on no, mingi väike ikka vanuse vahe tekib liikmete vahel, et kui meil juba nagu oma vahel tekkis nagu nii palju erinevusi, et kellel juba mingi asi nagu tundus vastukarva ja kelle jaoks see oli nagu asi, mida eks ju nagu... Ja isegi nagu sama masti inimeste puhul, et kui juba sellest piisab, siis see läheb väga kiirelt, väga süvitsi, ma arvan. See oli meil nagu esimene nagu suur nagu teema näitus ja nagu kui see tuli, siis mõtlesin, et ma tahaks ikkagi nagu kutsuda juurde siia veits seda nagu mitmekesisust just suurendada. Et meil on ikkagi Multinektar on nagu veidikene nagu mingi üks nagu hästi kitsas grupp. Muidugi me jääme ikkagi nagu üpriski suuresti Tartu keskseks ja palju Pallasasi on ikkagi.
aga ma arvan, et peaasjalikult oli see ikkagi suuruse hullus, tahaks rohkem ja tahaks, et oleks palju aga tahaks lihtsalt seda ka, et meil on juba Multinektar loodud ja meil on see nagu grupinäitused olnud, et tahaks nagu kaasata teisi kunstnikke ka, nagu tõmmata veits nagu endaga kaasa, et nagu tuleme, elame, teeme, alustage ka oma rühmitused, nagu veidike oli see point ka võib-olla. Kui keegi tunneb, et see siin on nagu täiesti vastuvõetamatu ja ei tohiks olla niimoodi avalikus ruumis, siis muidugi pöörduge politsei poole, pöörduge linnavalitsuse poole, võtke ette, rääkige oma muredest. Kaebuste ja kõrvaltoimete tekkimise puhul pidage nõu, mis iganes autoriteetse olendiga.